Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm. Tervist, Eesti rahvas. Tervist. Meie Aruküla kosmoseprogrammiga meil on täna eriline saade. Oleme tulnud siia eelmises saates mainitud, kuidas öelda, Eesti sihukesesse väga võimsasse kohta, kus toimub ajaloo esimene Eesti kosmoseraketi valmimine. Et kes te meie eelmisi saateid ei ole kuulanud, siis Aruküla kosmoseprogrammil on kindel plaan saata ühel heal päeval kõik eestlased välis-Eesti planeedile. Ja eriti selle tõttu veel, kui koroonaviirus peaks käest ära minema ja maskid saavad otsa Eestis. Loodame, et see maskide kandmine ikkagi muutub lõpuks kohustuslikuks, kuna see on tõesti ainus viis seda levikut peatada vähemalt seni kauaks, kuni see rakett meil valmis saab. Aga olemegi siis tehases ning liigume saatega edasi. Taustal kindlasti kõik kuulete, et töö käib ja tõesti raketi põhiosa on juba valmis tahutud ja asjaga on jõutud ka kaugemale, et tundub, et lendamine võib alata põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt jah, ikkagi nagu ütleb ka vana Eesti vanasõna teadlaste seas, siis vara üles hilja voodi, nõnda Eesti inimesed kosmosesse toodi. Jah, tõesti tean ka ise seda vanasõna ja see on teadlaste seas tegelikult päris levinud. Aga ma näen seal raketi ümbruses luusib ju ka üks meie tuttav härra, et lähme ütleme tere, vaatame, mis tal meile selle raketi kohta rääkida on. Jaa, tere. Okei, liigume lähemale, ajame korralikult juttu. No nii, seniil, kuidas läinud on, kuidas valmib rakett ja kuidas läheb? Mul on väga hea meel teile teatada, et me oleme raketi valmis saanud tegelikult enneaegselt. Oli planeeritud küll siin aasta lõpuks, aga saime juba praegust valmis nagu näha ja põhimõtteliselt on asi nii kaugel, et tuleb vajutada lihtsalt pusk. Mul tekib selle peale ikkagi kohe küsimus, et kas võib ka niimoodi olla, et see enneaegselt sündinud tohutud rakett võib olla kuidagi vigane? Ja et ei lenda päris välja. Ma absoluutselt välistan sellise variandi, et olen selle raketi sünni jooksul olnud põhimõtteliselt tema esimesest päevast peale kogu aeg kõrval näpuga jälge ajanud ja arvutusi teinud ja kõik üle kontrollinud 3-4 korda kusjuures. Ja ma olen väga kindel, et siin ei ole mitte mingit varianti, et see rakett kuidagi saaks üldse nagu mitte kosmosesse minna või saad tagasi tulla või mis igan. Polegi nagu oma silmaga veel Eesti seda raketti niimoodi näinud, et kas võib ka siia sisse minna, et vaatame, mis siin siis astronaut ees ootab, või kus kohas need astronaudid siin üldse siis asetsevad? Astume siis sisse jah, et me peame siit kõigepealt redelist üles minema, et tuleb selle põhiosast nagu ülespoole liikuda, mis me siin valmis tahusime. Ja siis jõuame siia üles telgi juurde ja põhimõtteliselt siin me siis hakkamegi vaadake siit uksest sisse. Ahah, jah, lipp on juba nagu ma näen siin sinimustvalge. Ootab siis uue planeedi pinda torkamist. Jah, siin on meil natukene musta leiba ja Balti kilu ja ikka on nagu eestlane kaasa võtab, kui ta külla läheb. Ja Kriegeri CD kindlasti. Ja Kriegeri CD ka kindlasti. Nagu ma näen, siis teil on astronautide igavuse peletamiseks siin ka samasugune audioteleskoop nagu ka meil siin Aruküla kosmoseprogrammi residentsis, et kui nüüd täpsem olla, siis on koopia. Audioteleskoopidel mõlematel versioonidel on tegelikult ka olemas random nupp. Random planet. Random planet, et kui lihtsalt ei tule head ideed, siis vajutad randomi ja kuuled ikkagi head muusikat põhimõtteliselt nagu alati. Alati, jah. See on garanteeritud. Et vajutamegi randomit ja vaatame, mis tuleb. If anyone can hear this message, we have outbreak on the International Space Station. Please bring masks.
please bring masks. Mis jama see nüüd on? Tundub, et audioteleskoop on suunanud ennast hoopis planeedi asemel ISS-i peale. Ja see on ju International Space Station, see on ju rahvusvaheline kosmosejaam. Oota, see tundub ei ole kahtlane. Kuulame uuesti. Kuulame uuesti, see oli ikka väga, väga hull praegust. Help us. Use all the toilet paper. We have virus outbreak on the International Space Station. I repeat, Americans are in danger. Corona, help us. Ja oot, et no see tundub küll, et ISS-i peal on siis olukord täiesti käest ära läinud, et ma ei tea, et mida selleks järeldada võib, et masks tähendab äkki siis, et ei no see on ju taustal karjus konkreetselt keegi koroona. Jah. No ma arvasin ma sain mingi maski teemast aru, et ma saan aru, et epideemia on puhkenud ISS-il, mida me siin arutame pikalt. Ja maske pole. Inimesed on suremas. Ja neil ei ole ju kusjuures võimalik üksteist eraldada, sellepärast, et minu teada ei ole airlocke. Ei ole airlocke ühtegi. Kuidas see niimoodi elad nagu? Seal üks koroonaviirus kuskilt sisse pääseb, see on, no seal on kõik, see on terve laevas nagu, seal ei ole võimalik seda lihtsalt vältida. Võib-olla, kui käsi pesta hästi palju. Siin on ikkagi tegemist suuremat sorti katastroofiga. Kosmos on meie tulevik ja kui ISS-i peal on niisugused lood, siis mina käin ise seal ära. Rakett on meil põhimõtteliselt valmis ja ma lasen praegust rõhud ülesse ja ma saan põhimõtteliselt kohe ära käia seal, vaadata, mis toimub. Kuule, sa oled ikka tubli mees, tead, ma hakkasin just ise ennast välja pakkuma, aga ma arvan, et sa oled nii selle raketiga vähe rohkem sina peale, et fantastiline mõte. Võta kindlasti igaks üks vetsupaberid kaasa. Maskid. Vaatame siit praegu internetist järgi, et palju neid astronaute seal on, et kindlalt võtta igale ühele vähemalt 2 maski. Aga hea küll, et jääme siis põnevusega ootama, et me vaatame siit, kuidas rakett lendu läheb ja maal eemaldub. Jah, et hoidke mulle pöialt. Aruküla kosmoseprogramm. Mul on isiklikult siiralt hea meel, et keegi teine ka peale Delfi mõttepolitsei on Eesti inimeste ees seismas. Jah, tõesti Delfi mõttepolitseile ka minu poolt tervitused ja suured tänud. Aga ikkagi Eesti uus sangar härra Sedniil. Jah, kuulsite õigesti, härra Sedniil on ta nimi, seal on D-täht. Paljud meie podcasti kuulajad on meile kirjutanud, et mis mõttes teil seal selle mehe nimi Seniil on, et see on ikkagi Sedniil, et tasub kuulata, mida öeldakse. Aga edasi paneme muusikapala kosmosest. Kosmosest jah, aga ma ikkagi usun, et parim viis selle saavutamiseks on ikkagi kasutades jällegi seda Random Planet nuppu. Et tõestame palun, et see ikkagi on päris asi, mis töötab. N-kopp ei ole hea. Mine tee vajalikud arvutused ning see on need atribuudid õigeks, et me seekord ikkagi tõesti päris random planeedi leiaksime. Tähendab, tahaksin täpsustada, et ma muudan kiirelt ära siis suvalisuse algoritmi. Kas sina oled telefoni juures? Mina. Kas sina oled telefoni juures? Mina. Tunde loen. Kas on siis tunde loen. Siis ja kosmos. Lilli toole koos ja kosmos mul aega küll. Näib nii. Hüvasti maa.
nägemiseni kosmos. Aruküla kosmoseprogramm. Tundub, et seniili liikumine on olnud erakordselt kiire ning ongi praegu juba valmis nüüd kohe startima. Mees juba vaatab sealt illuminaatorist välja. Seniil, kuuled sa meid? Ja ma kuulen teid. Oled sa valmis minema? Absoluutselt. Rõhud on üleval. Kontrollime üle kiiresti kõik näitajad ja ma annan teile teada kohe, kui saame hakata lugema 10-st 0-ni. Palju on kaasas vetsupaberit ning maske? Kõik on varutud piisavalt ja selle taha asi kindlasti ei jää. No suurepärane, võib-olla isegi mingisugused paar pakki riisi või midagi, et mine sa tea, kaua nad seal söömat on olnud juba. No nii. Ma olen igatahes nii kaugel omadega, ma olen kõik siin üle kontrollinud. Kõik andmed vastavad täpselt sellele, nagu on ette kirjutatud. Ja põhimõtteliselt, kui teie olete valmis, siis mina olen ka valmis ja vajutage pusk ja ma olen avarustesse sööstmas. Seda on rõõm kuulda. Kus kohas see pusk siin umbes on selle paneeli peal? Selle punase nupu juures. Nagu see on praegu lülitan alles voolu sisse ühesõnaga põhimõtteliselt kogu süsteemile või? Leidsin ülesse. Väga hea. Nii, lülitasin sisse. Paistab, et siin kõik töötab. Kuidas sinul seal kosmoseraketis siis tunne on? Tunne on õilis, mis siin muud saab olla ja ma tahaks teile ka südamele panna, kallis Eesti rahvas. Mina lahkun praegust, aga teie jääge terveks, hoidke 2 meetrit distantsi, andke maske ja peske käsi. Ma tulen tagasi ja kõik saab korda. No nii, ma teen selle ajaloolise liigutuse ära. Mina olen valmis. Ühesõnaga, kas ma lükkan ennem nagu sisse selle või hakkame siis lugema või ennem hakkame lugema ja siis lükkan sisse, kui 0 jõuame? Kuidas ma teen? Et see on küll asi, mille peale pole isegi mõelnud, et teeme nii pidi näiteks, et loeme kõigepealt 0-ni ja siis vajutame puski. No, lähme kõik koos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ja läksime. Nagu näha, tuld tuleb, tulelont käib kõvasti sealt tagant välja. Toss on üle ja hakkab kerkima, meeter on juba õhus. Meeter on praegu õhus ja läheme edasi. Tundub, et läheb igal juhul praegu ülespoole igal juhul, kõik on hästi. Hallo. Minul on kõik hästi, kuidas teil seal all on? Ma vaatasin siit alt, et viskas algus vähe vibama, et ei saanud nagu seda otseks raketi või mis värk sul oli seal? Siin oli korraks olid mingid, lõi nagu arvuti lõi, pardakompuuter lõi korraks mingid numbrid siin segamini, aga nüüd see kõik on kontrolli all ja nüüd korraks tõmbas veel, korras. Ei, vaatame, läheb praegu ülespoole, kõik on, tundub väga hea. Põnev, süda pupertab kohe natuke selle kõige peale. Aga kuulge, ma pean lõpetama, et mul praegust hetkel üks sõber teadlane helistab sisse, ma olen temaga rõõmusõnumid edasi, et olge terved edaspidi ja kohtumiseni. Suhtleme siis uuesti, kui sa oled seal ISS-i lähistel. Kohtumiseni, jah, ka minu poolt ja jääme ootama kindlasti ühendust kosmosega. No loodame, et härra Seniili võitlus koroonaviirusega ISS-i pardal on edukas. Ning traditsiooniliselt saate lõpetuseks mängime ka muidugi ühe loo, et Enn Koppel, ole hea, tee sina tänase valik. Tõesti on ikkagi rõõm tõdeda, et üks selline vapper Eesti mees on valmis lendama sisuliselt täiesti testimata raketiga kosmosejaama, inimesi päästma, tervet maailma päästma. Selle peale tahaks kohe mängima panna rahvusvahelise kosmosehümni.
kosmos, teadus, faktid, arvutused, tõestused. Uus planeet iga päev. See on Aruküla kosmoseprogramm.